Sportland on maailm neile, kes soovivad olla esimesed. Tere tulemast mootorite maailma. Tänase saate põhiteemadeks on kaardisport ja Läänemal sõidetud rahvaralli. Raha 24 kaardispordi Eesti meistrivõistluste Aravete etapil oli osavõtjaid ligi 108 riigist. Heitlikud ilmaolud ja sündmusterohked sõidud andsid kokku põneva võistluspäeva, mille üle Eesti kaardispordi juhtidel on ainult hea meel. Tore on näha, et meie organisatoorne külg on oluliselt paranenud ja võistlejate arv on suurenenud, ehk et need eesmärgid, mis me oleme 2 aastat tagasi seadnud, hakkavad nüüd nagu sihti võtma ja kõik läheb sihipäraselt. Meie võistlejad käivad välisvõistlustel, mida on muidugi tore näha, seal nad on tublid ja ka kodune konkurents on väga tugev. Üheks meelikõitvamaks sõiduks oli Rotax TD2, Mastersi ja KZ2 klassi ühine võidusõit, kus juba eelfinaalis näitas väga head kiirust üles Mihkel Maltna. Ka finaalsõidu võitis just tema veidi võimsamal KZ2 plus klassi kaardil. Sõidu poole pealt on niimoodi, et peale seda Haapsalu sõitu on ühe parem sõita. Et kurid tuleb täpsemalt, käed on nagu paremad. Tema siljadaga toimus ka tihe heitlus TD2 klassi etapivõidu eest. Pidevalt vahetasid oma kohti Mario Vendla ja alles 15-aastane Fred Alliksar. Finišis oli eespool Alliksar, kes võitis TD2 klassis Eesti meistrivõistluste etapi esmakordselt. Mulle endale tundus, et poolfinaalis oli vähe, see sõit oli rabedam, aga finaalis sain nagu rütmi kätte ja kõik sujus väga hästi. Mulle endale ka tundus väga hea, et TD2 klassis, et esimene võit, et olen väga rahul. Teisena lõpetas Mario Vendla ning 3. koha sai Mario Haugas, kes on jätkuvalt Eesti meistrivõistluste üldliidriks. Finaal, ei tea, kuidagi kulgesin niimoodi, et lõpetasin esimesena, et see nagu oli mulle endalegi üllatus. Finaal ma arvasin algul, et ma saan minema, et saab selle võidu kätte, aga lõpuks ikkagi Fredil õnnestus kiirem olla. Masters klassis läks võit lätlasele Andris Lembergsile, teine oli Argo Tamm ja 3. Urmo Kokman. Mida arvasid TD2 klassi kiiremad 3 võistlusklassi ühisest võidusõidust? Ta on ikka, ütleme nii, et atraktiivsem ikka, kui koos sõidavad, aga eks siin kiiretel sõitjatel tekivad mõned aeglased probleemid vahepeal ette. Ma arvan küll, et me kõik oleme selles suhtes kogenud sõitjad, et me peame sellega hakkama saama. Praegult tulin küll toime, aga see on segav faktor, et aeglasemad, see on väike viga. Kas Soomes oli selline reegel, et mingite protsentidega, et kui sa ei mahu ikkagi sellesse kiirete aegadesse, siis ei ole midagi teha, et tuleb veel harjutada. Rotax Max klassi finaalides jätkas võitmatuna Aavo Talvar, kellele Aravetel proovisid kandadele astuda Märten Metsapiir ja Kairo Kivi. Eelfinaali parimalt kohalt alustanud Metsapiir andiski Talvarile väga kõva lahingu, kuid viimastel ringidel tõusis liidriks hoopis 5. kohalt alustanud Kairo Kivi, kes võttiski eelfinaalis võidu. Finaali 2. kohalt alustanud Talvar tõusis aga sõidu varajases faasis juba liidriks ja hoidis seda kohta kindlalt lõpuni. Teisena lõpetas Metsapiir ning 3. oli Kivi. Rotax Juniori ja Minimaxi eelfinaal algas dramaatiliselt, kui teises kurvis toimus ahelavarii, milles osales ligi 12 karti. Õnneks ükski sõiduriist tõsisemalt kannatada ei saanud. Võistlus peatati ning antud kordustart möödus juba viperusteta. Juniori eelfinaali võitis Jan-Markus Kõõra, teine oli Remo Rahula ning 3. Ralf Aron. Finaalsõidu võitis aga hoopiski Remo Rahula, teise koha eest pidasid väga vägeva duelli Ralf Aron ja Siret Räämet. Võitis lõpuks seekord Ralf Aron ja Siret leppis 3. kohaga. Eelfinaal ei läinud väga hästi, et seal kaotasin 1 koha, aga finaalis läks väga hästi. Seal natuke tal vedas, et ma hakkasin katma ja siis ta sai mõõda see katmisel. Järgmises kurvis. Tuleb olla nagu 2 poisi eest, et keegi ei taha tüdrukule alla jääda.
Minimaxi klassis oli võim seekord lõunanaabrite käes, ainukene klassis kaasa löönud eestlane Karl Leesmaa diskvalifitseeriti finaalsõidust eelstardis ajalimiidi ületamise eest. Rakkerklassi finaali eel oli ärevust küllaga, sest veel paar minutit enne starti kallas lausvihma. Võistluste peakohtunik lubas kartidele alla kruvida rehvid vabal valikul ning võistluste käigus selgus, et vihmarehvi kasuks otsustajad olid tabanud 10. Finaali võitis suure ülekaaluga Kaspar Korjus. Finišiliinil oli teine Kaur Rõõmussar ja kolmas Mattias Erik Rass. Mainimist väärib fakt, et finaali esikolmik startis võistlejate rivi lõpust. Korjus alles 16. kohalt, Rõõmussar 15. ja Rass 14. stardipositsioonilt ning juba esimese ringiga olid neil liidrid kinni püütud. Mikro 60 klassis käis kõva heitlus Kargenet Neuhausi ja vene neiu Ira Sedarkova vahel. Eelfinaalis pani kavaluse maksma venelanna, kuid finaalis võitis omakorda napilt Neuhaus Ira Sedarkova ees. Finaali kolmas oli samuti Premilux Racing meeskonna sõitja Aleksander Vilajev. Mikroklassi finaali parimaks oli Robin Särg. Kõige noorematest klassis kadett oli valitsejaks Christopher Reintam. Rimo Kadapik osutas talle küll südi vastupanu, kuid seekord jäi tõeline heitlus Kadapiku tõrkuva tehnika taha. Nii finaali kui eelfinaali esikolmik oli Reintam, Kadapik ja Kirill Levtšenko Premiluxi meeskonnast. Premiluxi meeskond on Eesti meistrivõistlustel osalemisega igati rahul. Idanaabrite ettevõtmisi koordineerib Ira Sidorkova isa Anton Sidorkov. Teil on siin suurepärased rajad ja toredad inimesed, kes selle spordialaga tegelevad. Meil on plaanis teile tihedamalt külla tulla, siit ka mõte, miks me asutasime Premiluxi meeskonna just Eestis. Meile väga meeldib siin ja suhtumine on siin väga tore, võistelda samuti vahva ja me loodame, et venelasi tuleb siia rohkem sõitma ja et ka eestlased käivad Venemaal sõitmas ikka selleks, et koos autosporti arendada. Hooaja üks tippsündmusi oli kardispordi 50. aasta juubelivõistlus Rannarootsi Grand Prix. Kuidas seda hinnata liidu poolt vaadatuna ja tegevsportlase silme läbi? See oli üle tüki aja, kui me tõime kardivõistlused linnarahvale väga ligidale ehk linna. Ja karditiimid paljud on öelnud, et küll linnarajal on raske sõita, kuid väga meeldiv ja särav on olla niimoodi, et inimesed näevad, millega tegelikult tegeletakse täitsa professionaalsel tasemel Eestis. No, Rannarootsi oli väga kihvt üritus, et selliseid üritusi võiks isegi rohkemgi olla ja oleks võimalik, võiks isegi meistrivõistluste etappe korraldada linnatänavatel. Tänu sellele, et kardisportlasi on juurde tulnud, me oleme teda nähtavaks teinud, on meile ka toetajaid palju juurde tulnud. Kardispordi Eesti meistrivõistlusesse tuleb nüüd rohkem kui kuu aja pikkune paus. 3. ja 4. etapp sõidetakse 19. 21. juulini Hiiumaal Käinarajal. Nüüd asfaldid kruusateedele. Läänemaal Nuarootsi ja Oruvalla teedel sõideti Statoil Laserway rahvaralli, kus 7 võistlusklassis kokku lubati rajale 75 autot. Osavõtuavaldusi laekus kaugelt üle 80, kuid piiratud ajakanal ei lastud kõiki osavõtjaid lihtsalt rajale. Ralli korraldajaks oli igaühe terviseklubi ja võistluskeskuseks Linnamäel asuv Oru auto. Jah, see aasta palusime siin Oru autolt abi ja Priit Uus ja Gert Uus tulid oma jõuga nõuga ja tõid meile palju abilisi, kes katsid auhinnanaua ja servispark on ülisuper ja natukene seekord kasutasime teistmoodi asju, et vanast et ei lastud täna servisparki autosid, et natukene nagu suure ralli sugemetega võistlus, et natukene, et kes hakkab suurt sõitma minema, et siis juba teaks, mismoodi nagu suures on, et ei ole, et kuidas servispargis käitun nii, nagu ise tahan. Võistlusraja kogupikkuseks oli veidi üle 150 kilomeetri, läbida tuli 8 kiiruskatset, mille kogupikkuseks oli 24,2 kilomeetrit. Neist suurem osa kulges teedel, kus omal ajal toimus ülipopulaarne Valgedaami ralli. Eripäraks see, et kõik kiiruskatsed läbiti niinimetatud karussellisüsteemis, kus ühte kiiruskatset sõideti praktiliselt 2 korda järjest. Vihmast pehmeks tehtud pinnasel
oli sõidu alguses ka väiksemaid probleeme. Esimene ja teine katse, kuna oli siuke männimets, et suhteliselt rööpas oli praegult teed, aga kõige hullem ei ole, on hullemates oludes sõidetud, kus on ainult kinni istutud, et start muidugi läks natukene käest ära, et start oli suht rööpas. Kehvale ilmale vaatamata oli vaatajaid päris korralikult ja kõige rohkem silmailu pakkus loomulikult kõige kiiremate 4 VD-klassi võidusõit, kus osales 17 rallipaari. Juba esimese 2 kiiruskatsega eraldusid teistest 2 kangemat, Are Uurimäe ja Rain Rannala. Teatud mõttes eelis oli stardikoha järgi Are Uurimel, kes startis 3 kohta tagapool ja sai kohe alguses Rain Rannala tempo kontrolli alla võtta. Esimene katse oli siuke päris trepis sõitmine ja mitte just väga meeldiv, aga teine katse oli väga hea ja pidas nagu ilusti. Esimestena pääsesid rajale naisvõistlejad ja meeldiv oli kuulda, kuidas kogenud kohtunikud võistlejaid julgustasid. Teine ring siis vasakusse serva. Alles hiljem selgus, et just saarlanna Marin Aarn oligi naisteklassi üldvõitja. Kogenud Sirje Potissepa auto lõpetas töölepingu juba enne starti ja nii tuli tal rajale minna Kalle Kruusmalt saadud tagaveolise laadaga ja see pakkus palju üllatusi. Ma vaatasin joonist, et muud kui tünnid ja mul on ilma roolivõimuta auto ja eks siin täna nagu täiesti uus kogemus ja tahaks pingutada. Omaette arvestust peeti Nõukogude päritoluga 2-rattaveoliste klassis, kus kõvasti pingutas küll Madis Kruusmaa, võidunapsas aga hoopis Rainis Kallas. Mosseliiga parim oli Timo Pipar. Mõnigi nostalgiaauto tegi kohe alguses imelikku häält ja see sõit lõppes loomulikult katkestamisega. Kuni 1600 kuubikuliste 2 VD-klassis võidutses Karel Tölp ja suuremas klassis sai esikoha Rene Ukareeda, kes näitas väga head kiirust, olles absoluutarvutuses koguni 9. Kohe tema kannul lõpetas esikümne, aga alles noorteklassi kuuluv Sander Siniorg, kes omaajalist hulgas oli ülikindel võitja. Viimastel kruusateedel näitas ta väga head kiirust ja kindlat kätt. 4 VD-klassi lõpp tõotas ainult põnevust, sest liider oli veel Are Uurimäe, aga Rain Rannala oli vahe vähendanud vaid 2 sekundile. Praegusel hetkel vist meie ja Are Uurimäe seal püüdleme esikoha poole peale, et ma rohkemat ei tea, et ma tean, et Aiko Aigro ja Gert Aasmäe on natukene maa. No tuleb täiega peale anda, ega siin variante ei ole. Õnnejumalannal Fortunal oli aga hoopis teine plaan ja Rannala tõrkuv auto jäi eelviimasel kiiruskatsel teepervele. Esikolmik lõpuks kindel võitja Are Uurimäe, kes kiitis Raul Jeetsilt saadud rehve, teine Markus Morel, kellele vaid 1,4 sekundiga kaotas Elvis Pukk. Edasi tulid Gert Aasmäe, Aiko Aigro ja Helmet Palm. Kui rallit alustas 75 autot, siis finišisse jõudis neist täpselt 60. Tänaseks kõik, aitäh vaatamast. Mootorite maailm läheb nüüd väikesele puhkusele. Me kohtume teiega taas suve teisel poolel. Seniks kõike head. Sportland on maailm neile, kes soovivad olla esimesed.